Kajanderi käest. Kajanderil on natuke tumedam liin ja tundub, et Kajanderi omad, muide ma olen varem kah Kajanderi käest toonud 10 aastat tõin ja see Kajanderi emad on natuke tumedamad, aga tundub, et talvitumine on parem. Kas müüd paarutab? Mina müün paarunud. Esimesed emad saabuvad? Millal esimesed emad saavad? Noh, see on juba niisugune, seda teab, ma ütlen praegu, et seda teeb alla. Aga sa ütlesid 5. mai, mis see pidi toimuma? 5. mai siis paned esimese kunstkärje Tartusse. Või kärjepõhja, jah. 5. mai läheb Karilip Vaheväitsema. No siis võtame 2 nädalat veel. No, praktiliselt niimoodi paar on tema... No, äkki juuni keskel juba on lootust. Juuni keskel juba lootust. Tähendab, mul on olnud ka väga headel aastatel on olnud ka niimoodi, et noh, juba juuni esimestel päevadel noored emad mõlevad. Aga muidugi nende väga varaste emadega on lugu selline, et sealt läheb väga palju kadu. Ja ma ei saanud tükil ajal, ei saanud sellele asjale pihta, et miks see nii on. Aga nüüd on niimoodi, et seesama Itaalia mesilane tuleb välja, et tema lesed saavad suguküpseks tunduvalt hiljem kui näiteks kraini lesed. Ja nüüd, kuna mul on valdav enamus, ütleme, et noh, nagu selle Itaalia periood seal sees ja siis, kuigi leski on tolla juba palju, nii need lendavad nagu võrin, aga näeb nemad ei paaru ja tuleb välja, et isegi sakslane Võtner, kes on väga põhjalikult uuris kunagi neid erinevaid mesilasrasse ja nende emasid ja isasid, tuleb välja niimoodi, et tema isegi kirjutab sedasi, et Itaalia rassi lesed, kui on ilmad jahedad, et saavad sugu küpseks alles 40. elupäeval. Muidu kirjandus ütleb, et 14 päeva umbes, et lesk saab sugu küpseks. Tähendab, ta toob selle küll eraldi, aga võib juhtuda, et kui näiteks ta ei ole piisavalt päikese energiat saanud ja nii edasi, kõik seal toob need peeniksed põhjused ära, et võib jah selle lese suguküpsus saabuda alles 40. elupäeval. See on jumala